caught in the crossfire. Was caught in the No tervist rahvas, täna oleme siis tagasi, teeme siis video, räägime püssis olevatest needustest, et tavaliselt ühe korra oli mul needus püssi Tuhamäel koos sõbraga, siis meil kukkus nii-öelda, hakkas mäenõlvast alla kukkuma see toidukaan, kuna me käisime niisama piknikut pedamas või niisugust taolist ja siis hakkas kukkuma ja me hakkasime ääre pealt libisema. Ja siis on laternatide juhtunud selline lugu, kus rong tuli ja me ei märganud ja hakkasime kiiresti maha jooksma, siis libisesime mööda raudteenõlvu allapoole läbi lume ja kodus tavaliselt, kui kedagi mul kodus ei olnud, siis ma olen kuulnud kolme koputust ukstele. Selline lugu räägib sellest, et kui 3 koputust tuleb uksele, siis ei tohi avada ega aknad lahti teha, sest siis võib see tähendada kellegi surma. Sama ka küünlaga, kui küünla põlema paned ja see automaatselt nagu kustub, siis võib olla kellegi lahkumisega või õnnetusega. Ja iseenesest ma kuulsin seda 3 koputust, aga ma panin ma ei läinud ukse juurde, ma läksin teiste tuppa, panin kõrvaklapid pähe ja ma ei kuulnud seda mitte midagi. Ja vanasti oli 2000. aastatel kusagil, kui ma kooli ajal olin, siis ma lugesin uudiseartiklist, et püssi elektrijõujaamas olevat üks mees lõikanud kettaslõikuriga kogemata gaasitorru, et see pidavalt olema plahvatanud. Aga lõpptulemusel ma ei näinud seda, aastaid hiljem ma ei näinud seda artiklit kusagil, nagu oleks see müsteeriliselt kadunud, jäljetult. Ja oli ka 2000. aastatel oli elektrijõujaama kõrval, kus praegaselt on bussi lammutuskoda, oli seal üks 4-kordne maja, mida enam reaalselt ei ole üheski kaardis ega mitte milleski, müsteeriliselt kadunud. Ja siis olidki kõik sellised lood iseenesest Ida-Virumaalt pärit müsteerilised. Mida ma välja uurisin, Slenderman ehk siis eesti keeles kutsutuna sihvakas mees või sale mees, hästi pikk, selgus, et neid slendereid on 30% ehk siis 70%-st 30%-ni on tõenäoliselt olemas. Aga 70% ei ole nagu olemas Slenderil. Slender esineb tavaliselt Ameerika metsades, sellistes kohtades, sest kõiksugu teooriad räägivad sellest, et avastati Slender 1990. aastatel Ameerika Ühendriikides laste mänguväljakul. Sellest on pilt ka minu teada, kus on vanem naisterahvas vaatab selle pildi poole ja siis on näha liivuväljaku kõrval ühte pikka Slenderit. Aga jah, püssis väga niisugust õudusrikkaid kohti ei ole, sellepärast et siin ei ole mingisugust olemust. Räägime nüüd siis kummitustest. Hinged on need, kes on rahulikud, tulevad ja nad ei hirmuta sind kuidagi, sest nad nagu tulevad nagu hingedepäev. Sa traditsiooniliselt on see hingedepäeva tähistamine sellega, et sa jätad valmis toidu lauale, siis saavad sinu hinged tulla ja süüa seda. See oli vana rahva järgi, et hinged on rahutud, kes
käivad ringi ja nad ei tee mitte midagi, aga poltergeist on selline paranormaalne nähtus, et ta on negatiivne, ta on füüsiliselt võimekas toole, laudu, ükskõik mida visata ja ta teeb ja seda on võimalik kuulda, et palja kõrvaga sa nagu ei kuule seda poltergeisti tulemist või midagi, aga ta võib tulla nagu trepist alla niimoodi, et sammud käivad või koputada, aga iseenesest poltergeist kuuled kas spiritboksi abil või siis telefoni mikrofoni ajal. Aga jah, muidu sellised on, aga poltergeist võib sind haigeks teha, sest tal on väga tugev paranormaalne aktiivsus ehk siis negatiivne aktiivsus, mis võib põhjustada vaimu puueid või igasuguseid asju. Ühe video ma vaatan, üks mees öösel oli kodus, ta ei saanud olla öösel seal kodus, sest tal oli poltergeist seal toas ja ta, kui hommikul tuli tuppa, ta nägi kõik mööblid ja kõik esemed olid maha pillutud, sest seal inimesi sees ei käinud ja reaalselt ta viibis selle poltergeistiga seal majas ja lõpuks hiljem tal oli ümber silmade mustad laigud. See viitab sellele, et inimene on saanud poltergeistilt paranormaalse negatiivse aktiivsuse, mis võimaldab talle nagu vaimuhaigust. Et ta sümptomid on sellised, et ta on nagu hirmul, külmavärina, ta ei saa voodist tõusta ja muid selliseid asju. Neid on võimalik kohata, aga meie kohtume järgmises videos, nägemist.